tere, minu nimi on Tiiu Randman-Mihkla ja mul on üks tore uudis. Nimelt on peagi oodata Luuna lugude uus raamat, mille nimi saab olema Vana maja saladused. Kui esimene osa rääkis lapsest, kes on vanaema ja vanaisa juures suvel ja jookseb aeda, avastab seal igasuguseid toredaid tegelasi ja putukaid, kes kõik oskavad inimkeeli rääkida, siis seekord on saabunud talv ja laps peab toas aega veetma. Kuna on tegemist väga vana majaga, on see tulvil kõiksuguseid põnevaid vanu asju. Ja nii ei ole ka midagi imestada, kui vanad jõuluehted hakkavad elustama või võib-olla hoopis vanaema nõelapadjana kasutatav nõelaneti. Ja kes meist poleks unistanud lapsena mõne toreda pildi sisse minemisest? No mina isiklikult olen. Ja see õnnestub Luunal, et ta saab ühe maali sisse minna ja lausa Veneetsias ära käia. Seiklusi jätkub. Ja loomulikult, et üks raamat oleks lapsele ka põnev vaadata, peab see olema toredasti illustreeritud. Pildid sellele raamatule loob Made. Ja, tere ka minu poolt. Olen Made Palbat ja mul on suur rõõm olla selle vahva raamatu illustraator. Ja mina võtsin kaasa paar pilti. Mul on valmis esialgne versioon kaanepildist. Näitan seda. Siin on siis peategelane Luuna, kes selle raamatu jooksul mitu korda muudab oma suurust, küll on ta väike, siis jälle suur ja see teebki just illustreerimise põnevaks. Et siin on palju fantaasiat nii tegelaste kui tegevuse osas ja ma olen teinud need pildid digitaalselt. Nii et nad on valminud arvutis Photoshopi tehnikas, et kõik need tegelased on siin ükshaaval enne valmis tehtud ja siis nagu taustale asetatud niimoodi, et ma saan neid vahepeal liigutada, nende suurust muuta. See on mulle endale ka nagu väga põnev. Ja ma arvan, et just see raamat, kus on tüdruk, kes siin peategelane on, Luuna, ongi ju päriselt elav tüdruk. Ja siis sobib see, et siin raamatus on kasutatud temast fotosid. Ja ma lihtsalt näidiseks näitan, et millised nad umbes on. Luuna näiteks uurib vanaema kappi, vana raamatukappi, kus on igasugu põnevaid asju. Ja see on mulle ka endale lapsepõlvest väga tuttav. Ma olin ka lapsena tihti vanaema juures. Täpselt sama moodi uurisin ma seda kapi sisu ja keda sealt kõik ei leidnud. Või siis on siin veel üks pilt. No näiteks on siin selline, kus Luuna läheb vana käokella sisse, kus elab ämblik. Ämblik on siin nurgas. Nii et siin minu puhul oli väga põnev neid tegelasi välja mõelda erinevaid. Neid tuleb siin veel ja veel. Ja ma ühesõnaga olen täitsa rõõmus seda raamatut tehes. Nii tore, mina olen ka rõõmus loomulikult. Aga nagu me teame, ükski raamat ei sünni lihtsalt heast tahtest. Selle väljaandmiseks me väga palume teie toetust. Nii et täname juba ette.